püüame haugi. Täna on 1. mai. Tule vaata, kuidas meie päev läheb. Enne kui me püüdma hakkame, siis räägime kiire varustuse, millega ma püüan. Rulliks on siis Ryobi, mis on Moturiti 4000. Ma ei tea, vanaisa kinkis jõuludeks. Nii et loodetavasti on hea. Selline kuidas ma ütlen, millega kerida. Selle tellisin Temust. Ütlen ausalt ära. Landiks on siis Westin, ma ei tea, mis mudel, aga 18 cm, mingi mootorroll. Näeb ülihea välja. Üks kala tuli ka sellega, päris korralik. Nii et äkki täna, kui on päike väljas, et äkki tuleb ka. Siis ritvaks on Savage Geari SG2 grammidega 35–100 grammi. Üsna selline tugev ja jäik ritv. Ütlen, et olen sellega rohkem kalu kaotanud kui saanud. Nii et jah, hakkame püüdma. Niikaua kui me ka siin loobime ja viskame, siis ma räägin paar sõna endast. Mu nimi on Sten, ma olen 15 ja peamisteks hobideks ja asjadeks, millega ma tegelen, ongi kalastamine, autod, rula, riided, joonistamine, lantide tegemine. Võin ka paar klippi panna, kuidas ma lante teen. Kindlasti minge followge mind igal pool Facebookis, Instagramis, TikTokis. Nimeks on Eski Fishing. Nii et kui te olete näiteks lantidest huvitatud, siis lükake kiire DM ja lükake kiire kiri ja saame kõike mõelda. Saate ise valida, mis värvi, mis lanti, mis kalale. Tuled siia loodusesse, vaatad. Ilus selline vesi ja loodus ja kõik. Ja siis vaatad, lihtsalt mingi rämps on igal pool laiali. Siin igal pool on mingi sodi ja asjad. Ja ma ei saa inimestest aru, kes tulevad loodusesse enda toodud asjadega. Söövad asjad ära, joovad ja siis tagasi ei vii. Et kui sa juba jaksad tuua siia, siis sa jaksad ka tagasi viia. Nii et kui näiteks sina loodus näed mingi prügi asju, võta lihtsalt kaasa või võta enda asjad kaasa. Meil endal on ilusam ja loodus tänab sind. Äkki loodus tänab sind suure kalaga kunagi, sa ei tea. Nii et austame, mis meie ümber on. Ma näitan kiirelt siis enda, mida ma kasutan. Mul on selline gladiaatori ritv. On küll haugi jaoks, aga sobib vägesti ka ahvena jookseni. 20 pikk, 7–28 grammi. See kindlasti 7 grammi ei ole, aga parem kui 35 ja 100 grammi. Nii et rulliks on Shimano Sedona, aga vana mudel. Sellist on poes ei saa. Jällegi, vanaisa oma. Aitäh sulle, vanaisa.
ja nöör on 0,10 või 0,12, kannatab üle 12 kilo. Ja jah, vaatame, et rääga oleks normaalselt ja lähen püüame. Võta kahva sisse. Oh! Suur, väga norm. Esso! See on su piibimees. Ei, see ei ole mu piipi, see ei ole see. Vaata, kui suur see on. Ma panen kaamera teile. Mine suur. Pane maha. See on nii paks. Ma toon mõõdulindi ka. Yes! Esimene! Tuli ära! No näete, Fishing with Keith tuli süüa. Eks me püüame kõik koos kala ja grillime ja naudime ilusat ilma ja ja tänane päev ongi läbi. Saime kokku ühe haugi, ükskord ka ründas üks haug. Praegu ootan bussi. Selle haugi, mis ma kätte sain, Rovi võttis kaasa, sest ma ise ei viitsinud teha. Ei viitsi sellega eriti tegeleda. Eelmine aasta sai juba piisavalt haugi söödud, nii et las Rovi naudib. Nii et tänaseks siis kõik. Homme võib-olla uuesti kalale. Et vaatab. Aga jah. No tere rahvas, teine päev. Tulin uuesti samale järvele. Oh, nii palav on praegu. Tuul on ka üsna rets ja praegu 2. mai. Kell on 10. Ja praegu mul sugulane praegu püüab. Ma ütles, et on saanud paar korralikku sellist 78 sentimeetrit ja ikka korralik kala. Nii et lähme vaatame, kas äkki meil tuleb ka. Äkki tuleb parem päev kui eile. Nii et lähme püüdma. Nagu näete, aksel sai. Suur on. Ligi 80 sentimeetrit, ligi 4 kilo umbes. Üli korralik. Äkki õhtupoole tuleb veel. Rääks saab näha. Näete rahvas, esimene kala täna. Kohe tuli Essa viske 6 koht. Ja see tuleb koju ka, ilus. No hetkel püüame sellises sügavas augus. Vaatasime kaarti ja siin peaks olema selline piisavalt selline mõnus sügav. Nii et me vaatame, kuidas siit kala tuleb.
Viskame läbi. Aksel viskab natuke eemal, seal rohu juures. Ma viskan siin avaras rohkem. Ja. Praegu rohkem ühtegi kontakti ega midagi pole olnud. Enne tegime kiire söögipausi. Kui see video meeldis, siis jätke mingi komment video alla. Oleks väga tänulik. Ja näeme juba järgmises videos. Davai, tšauki!